sõltub just sellest seltskonnast siin, kas Põlva maakond kui identiteeti omav paikkond jääb püsima. Mina tahan loota, et jääb ja selle eelduseks on, et me teeme tarku otsuseid. Selle eelduseks on, et me näeksime mitte ainult Põlva linna, vaid näeksime Põlva vallas iga küla ja mitte ainult. Et me tegelikult näeksime ka naabervaldasid ja nende probleeme, muresid ja ka nende edukäike. Ainult taolise suhtumisega me võime arvata, et 4 aasta pärast inimesed on rahul sellega, mis toimus 2017. aastal ja mis toimub järgnevatel aastatel. Me teame, et ühinemisprotsess on tegelikult väga keeruline ja nõuab meilt kõigilt hoopis oma egode mahasurumist, mitte nende esiletoomist. Mina olen oma juhtimisstiilis püüdnud alati olla mitte ise ego, vaid püüdnud demokraatlikult asju lahendada. Ja samamoodi ma tahan ka kindlasti jätkata. Tegelikult ei saa vallavanem olla niivõrd poliitik, kui ta peab olema eelkõige administraator, kuulaja ja välja pakutud otsustest valiku tegija. Muidugi mõista eeldab see amet ka palju ideid, sest just ideede najal me saamegi edasi liikuda ja saame seada uusi sihte. Aga need ideed, raske arvata, et need ainult enda seest tulevad. Selleks tuleb kindlasti palju suhelda, selleks tuleb kindlasti inimesi kuulata. Ja ma väga usun ja loodan, et ka volikogu on see organ, kus on inimesed, kellel on piisavalt häid ideid. Ja oleks väga tore, kui need ideed jõuaksid ka vallavalitsuseni. Ja ma luban, et kõiki häid ideid, olenemata sellest, kes neid esitab, me kindlasti aktsepteerime ja püüame ellu viia. Nii palju kui meie võimuses. Aga selge on see, et 4 aasta jooksul on esimene dokument, millest me peame lähtuma ühinemisleping koos oma lisadega. Ja see, kui hästi me seda lepingut suudame täita, see tegelikult ongi meie kõige parem näitaja, kõige parem lakmuspaber, mille alusel meile 4 aasta pärast hinne pannakse. Aitäh! Aitäh, Georg!